Täna läheme tagasi siis nii-öelda juurte juurde ja räägin teile ühest erilisest seriaalist, mis on mind saatnud suure osa minu elust. Ehk läheme tagasi 25 aastat tagasi. Vaatame, mis siis juhtus. Ja juhtus loomulikult see, mida te näete siin minu taga. Ja see ei ole mitte pilt ja võib-olla te ei saa aru, mis asi see on. See on üks torn laotud DVD-plaatidest. Ja see siit algab pihta ja lõpeb seal üleval, mis hetkel isegi kaadrisse ei mahu. Ja kohe ma näitan teile, võtan teile kõige esimese hooaja siit. Tegemist on loomulikult Stargate'iga. Kõige, ma ütleks, mind kõige enam mõjutanud seriaaliga. Teiseks oli loomulikult X-Files, aga 25 aastat tagasi tuli Stargate esimese osaga aastal 1997. Enne seda 3 aastat varem, 1994, oli Stargate'i film, mis tegelikult ebaõnnestus. Aga selle põhjalt suudeti siis teha tegelikult seriaal, mis vältas 10 aastat ja mille peale veel tehti erinevaid järgesid. Siin on tegemist meie algse päris esimeste lugudega ja nagu näete, siis need on suhteliselt räbal on see karp. Aastal 1997 loomulikult Eestis neid DVD-sid ei müüdud. See ja kõik need teised on mul hangitud välismaalt ja nad on hästi, minu jaoks on nad täielik nostalgia. Et ma ei ole neid teile kunagi näidanud ja need on minu ainukesed DVD-d, mis on siis minu kogus. Põhiliselt on mul 4K Blu-ray'd ja mõned tavalised Blu-ray'd, aga need DVD-d on mul olnud tegelikult nüüd juba aastaid. Võtsin nad selle 25 aasta tähistamise puhul välja. Jah, ma olen seda seriaali vaadanud iga kord üle paari aasta, lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib. Ja nüüd, 25 aasta hiljem, ma arvan, on paras hetk teha uuesti 1-10 vaatamine. Ma ei tea, kas kellel teist on sellega mingid seoseid ja kes on seda seriaali üldse vaadanud, aga mulle see seriaal väga meeldib. Mõned osad kehvemad, mõned osad paremad, aga üldjoontes hästi õnnestunud ja üks minu vaieldamatutest lemmikutest. Aga vaatame natukene neid karpe ja mis teeb selle huvitavaks siin nende karpide vaatamiseks, need on originaalid, siis kõik need 10 hooaega. Huvitavaks teeb see, et siin on näha see, kuidas see heli ja pildi kvaliteet ja see tehnika on siis arenenud 90-ndatel, 2000-ndate alguses, ütleme siis nii, et kuidas on need heliformaadid ja pildiformaadid muutunud, et siin tegelikult nende DVD karpide pealt saab päris hästi selle välja lugeda. Siin on siis esimene Stargate'i hooaeg, et sellised nad välja näevad siin, et hästi selles mõttes nad on kõik heas korras välja arvatud siis see välimine karp, et esimese hooaja välimine karp on mul kõige õnnetum. Aga ma lasen ta teile siin nii-öelda libistan teil läbi need. Saate ka näha, millised need originaalis välja näevad. Ja ma ei tea, laseme kõik nad läbi nii-öelda. Ma arvan, päris huvitav kogemus, kes ei ole võib-olla noorematest isegi plaadikarpe võib-olla käes hoidnud, et ega siin nalja pole, et tänapäeval ei ole plaatide omamine väga tavapärane asi, rääkimata siis suurest kogust. Ja siit tuleb siis hooaeg 2 ja iga plaadi peal on mitu osa selles suhtes. Vanasti tehti ikkagi mitte 6 ega 8 osalisi aastaid, aga üle 20 osa on tegelikult iga see aasta. Ja ütleme nii, et mulle meeldisid need ajad, kus oli 20+ osa aastas. Seda seriaali, et ta üldse õnnestus, see on tegelikult väike ime.
et ebaõnnestunud filmist, mis pidi võib-olla ka järje saama, mitu osa, et sellest tehti siis tegelikult hoopiski seriaal ja õnnestunud seriaal, pop-seriaal, ulmekas, sci-fi. Kes on seriaale vaadanud, seda seriaali, siis kindlasti tunneb need seriaali katkendid ära, et need on tegelikud väljavõtted seriaalist siis. Et siin ei ole tegemist, nende piltide puhul ei ole tegemist siis mingisuguste nii-öelda lisapiltidega, vaid seriaalist välja võetud piltidega siin kaane peal, vähemalt antud hooajal kindlasti. Hooaeg number 5. Vaatame. Selline näeb ta välja. 6. 7. Ütleme nii, et lõbusad. Tasub vaadata, kui te pole kunagi vaadata. Ja kui te vähegi olete, mis ma siis ütlen, kui te vähegi fännate sellist sci-fi'd või ulmet, ütleme nii, et tänapäeval on parema selle CGI-ga siis, ehk siis ekraani arvutigraafikaga tehtud neid. Ja kahjuks ei ole seda seriaali lastud välja siis selles Blu-ray versioonis. Ma tõesti lootsin, et see tuleb, tõenäoliselt ka plaane oli, kui Blu-ray sai teemaks, aga erinevalt X-Filesist ei saanud see seriaal siis Blu-ray versiooni, millest on kahju. Ja tõenäoliselt probleemiks osutus see, et ei olnud piisavalt kvaliteetsed need arvutiefektid, et nende ümber tegemine oleks olnud väga suur töö, et see ei tasunud lihtsalt vaeva, et ütleme nii, praegu vaadata siis mõningad arvutiga tehtud plahvatused, mis on siis näiteks kosmoses plahvatused, need näevad ikka suhteliselt nõrgad välja, kui tänapäeval nagu võrrelda. Aga sel ajal oli selline tehnoloogia, midagi ei olnud teha. Nii. Siis on 8. Võime natuke sisse ka piiluda. Siis on 8 tegelikult oli hea, kus nad leidsid seal ajamasina, mis hiljem läks siis üle Stargate Atlantisesse. Tehti ühendseriaal nii-öelda, mõned osad. Siis on 9 on nüüd see, kus Richard Dean Anderson enam ei osalenud. Episoodiliselt oli ainult nii 9. kui ka 10. Et siin on siis meil uus mees, issand jumal, ma ei tea, ta nimegi ei tule meelde praegu. Cameron oli ta seriaalis, aga mis ta päris nimi ei tulegi meelde. Aga ka need 9. ja 10. hooaeg on tegelikult täiesti vaadatavad, et täiesti okei tegemine, natuke teise teemaga kui varem, aga täiesti teema. Hästi kõlbavad vaadata. Aga mida ma tahaksin teile sellega näidata, selle 25 aastat tagasi loodud seriaaliga, õigemini 25 aastat tagasi oli esimene osa ja viimane osa, vaatame karbi pealt, 10. hooaja viimane, nii millal ta siis välja lasti siin. Pagan, karbi peal polegi kirjas. Ja täna vaatamegi selle Stargate'i seriaali põhjal, mismoodi see heli ja pilt on arenenud. Nii. Ja lülitame ümber kaamera. Nii, ma natukene zoomin sisse. Nii. Natukene zoomime lähemale ja siis te näete, mis siin kirjas tegelikult on. See on nüüd 1997 ja mida me siin tegelikult näeme. Kui me nüüd hoolega vaatame, siis me tegelikult näeme siin seda, et heli on hoopiski, kuidas öelda, tänapäevast erinev. Siin on Dolby Surround on siia kirjutatud. Siia on kirjutatud Dolby Surround ja 1, 2, 3 kõlar eri. Stereo ja 1 tagakõlar. Surround 3 kõlariga surround, et rohkem kõlarid ei olnud.
ei olnud heli, mis pakuks sellist kodukino efekti nagu tänapäeval. Et see on nagu hästi-hästi, noh, üks esimesi, ütleme, stereo oli ja oli surround, aga noh, panid sinna küll 2 kõlarit taha, aga see oli tegelikult 1 kõlari, monoheli oli taga nii-öelda. Võisid panna 2 või 3, vahet pole, palju siin taha panid või kas või 10, aga ikka oli see üks ja sama heli oli. Et erinevust ei olnud. Nii, aga vaatame edasi. Võtame hooaja 2, kas tuleb erinevus sisse. Nii, siin me näeme nüüd tegelikult juba teisel hooajal, noh, tuli keeli juurde, aga heli on meil, loeme lähemalt, issand jumal, silmi ei seletagi. Nii, ingliskeelne variant on helina Dolby Surround. Ka esimene hooaeg on Dolby Surround, aga põhimõtteliselt stereo ja pluss 1 kõlar. Siin on Dolby Surround teisel hooajal juba, mis on siis keskmine, 2 siis vasak parem ja 1 tagumine. Et 4 kõlari surround on siis teisel hooajal. Vaatame edasi, kuidas asi arenes. Vaatame, kas on muutusi. Nii, siin on 4. ja 5. hooaeg. Et nagu näete, siis siin on juba 5.1 English 5.1 heli. Ehk siis see on esimene hooaeg, see on aastal 2001, siis siin, kus tuli välja 5.1 surround heli. Et see on nagu siis, noh, mõtleks tegelikult väga suur muutus. Et meil on 4 aastat aega läinud ja siin siis 5. hooaeg on juba samamoodi, nii teravustanud kaamera ära, on meil näha, et täpselt samamoodi on 5.1 heli. Ja kui meil tegelikult on nii, et me vaatame veel korra siia, tegelikult on nii, et Dolby Surround tegelikult tähendab seda, et see ei olnud täis digitaalne, ainult ingliskeelne oli digitaalne ehk Dolby Digital 5.1 veel siin esimest korda. Teised keeledel ei olnud, siis järgmisel hooajal on juba kõik digitaalsed 5.1 heli. Ei ole enam surround heli. Kui on märk Dolby Surround, siis tähendas tegelikult see on nagu põhimõtteliselt mitte monovariant, aga analoog variant. Et see ei ole nagu päris digitaalne, iga kanali heli ei ole eraldi. Et siin me näeme seda muutust. 3. versus 4. hooaeg on väga suur muutus. Nii, vaatame, kas on muudatusi ka veel muudes asjades. Ja tegelikult muutus ka pilt muidugi. Aga pildi muutusi vist tuli lugeda plaadi pakendi pealt. Pildi muutused olid ka, pildi kvaliteedi muutused tegelikult, aga neid vist ma lugesin nende DVD pakkide väikeste karpide pealt, mitte selle suure pealt, et vaatame, mis meil suure peal veel muudatusi on. Keerame neile põhjad üles, mis me siin näeme. Nii, ja ongi nii, et edasi juba lähevad kõik 5.1 digitaalse heliga ja mitmetes keeltes muidugi. Et selles mõttes helilist muudatust edaspidi enam ei tekkinud. No võtame siit kas või 10. hooaja ja 10. hooajal me näeme nii, kus meil see riba siin on, hopsti, näeme samamoodi, et on 5.1 heli ja lisaks on kommentaaridega variant, teistes vist on ka osades neid kommentaare veel ja muid asju. Kommentaarid on stereo. Et nii see on, et heli muutus siin 2000. aastate alguses selleks digitaalseks 5.1 heliks, mis oli, ütleme nii, et väga suur asi. Tänapäeval see tavaline meil tuleb isegi selle streamingus, tuleb meil ilusti üle streamingu see digitaalne 5.1 heli, mitte mingi probleemi pole. Ja isegi ägedam heli kui 5.1 isegi sõltub nüüd streamiast, eks ole. Siis see, kui see nagu päriselt see muutus ja sa näed siin nende plaatide pealt nagu seda muutust ja ka kuuled tegelikult tänapäevase tehnika abil, eks ole, et kus on siis
receiver'iga, et kuidas see heli on muutunud, kuidas need efektid muutuvad ägedamaks, kogu see taust. Et see on tegelikult hästi, ma ütleks, see on põnev. Võib-olla mitte teile või võib-olla noorematele vaatajatele, kes ongi juba kogu aeg harjunud, et jah, kõik heli on väga hea, pilt on väga hea, aga reaalsuses on see olnud areng ja kes on siin natukene vanemad vaatajad, võib-olla minuealised nii-öelda, siis ja on selle sees olnud, ise kasvanud koos selliste asjadega ja näinud seda muutust, siis see on tegelikult väga, väga lahe ja väga põnev ja eks see, kuidas see asi on arenenud, see on nagu mind ka selle nagu kaasas hoidnud tegelikult, et ma olen tahtnud olla selle arenguga kaasas. Et nii see on hästi tore tegelikult on see kogemus. Ja vaatame veel korra seda video ehk pildi kvaliteedi asja ka. Et tegelikult on nii, et see lisaks helile muutus ka pildi kvaliteet, et siin on mul nüüd siis esimene hooaeg on siis siinpool. Nii, siin on nüüd esimene hooaeg ja siin on selline imeasi nagu widescreen 16:9. Et see ei ole mitte tavaline asi. Vaatame, võtame esimese plaadi välja. Kas ta tõesti oli seda või? Ma isegi ei mäleta enam, et mis siin tegelikult kirjas on selle plaadi enda peal, vaatame täpsemalt. Nii. Ja widescreen versioon, jah, on ikkagi widescreen versioon, jah. Et läks kohe widescreeni. Tegelikult sel ajal oli tavaline, kus oli siis 4:3 pilt, et mitte ei olnud tänapäeval kõik harjunud sellise lai ekraani pildiga. Et see oli väga uhke värk. Et jah. Okei, pilt on siis alati olnud widescreen, aga tegelikult seda plaate lasti välja ka minu meelest ilma widescreeni versioonita. Aga see, jah, ma arvan vähemalt, et nii oli. Nii. Et selline ajarännak siis minevikku Stargate SG1 abil ehk Stargate SG1. Et hästi tore, mind väga palju sellele sci-fi teele mõjutanud seriaal. Võite ise ka kommenteerida, kas olete vaadanud, mis te sellest seriaalist arvate ja kas see teid äkki kuidagi on mõjutanud. Et mind on ta igatahes mõjutanud ja mina nüüd alustan otsast vaatamist, võtan kätte esimese plaaditäie ja lähen siit edasi. Esimesest hooajast kuni 10. ja tõenäoliselt vaatan ka Stargate Atlantise sinna otsa ja siis, mis see pärast Atlantis tuli veel hiljem, mis on, ma ei mäletagi, see, kus nad kosmoselaevas olid. Aga jutud käivad tegelikult, et tuleb see originaalne algne Stargate tagasi samade osatäitjatega. Eks ei ole näha, kuidas see läheb. Neid jutte on aastaid olnud, nüüd on juba tõsiseid jutte olnud, aga hetkel jälle vaikus. Eks näis, kuidas läheb. Mina olen igas käpp seda vaatama uues versioonis ka. Kõike head teile ja loodetavasti näeme peatselt.